Kui Venemaa president Vladimir Putin andis 2022 aastal käsu Ukrainasse tungida, oli ta kindel, et tema niinimetatud sõjaline erioperatsioon õnnestub. Seda on lihtne mõista. Putinil oli suurem armee, tugevam majandus ning näiliselt lõputu hulk sõdureid ja sõjatehnikat, et töö ära teha. Kuid sõja jätkudes aasta-aastalt hakkasid Kremlil ressursid vähenema. Tankid ja jalaväesõidukid hävitati. Laevastikud kahanesid, kaitsevõime vähenes. Ja nüüd, lõpuks ometi, on Putinil otsa saamas võib-olla kõige olulisem sõjaline ressurss – inimesed. Ja ilma inimesteta, kes on valmis kiivreid pähe panema, saapaid jalga tõmbama ja marssima hirmuäratavatesse eesliini tapatsoonidesse, pannes oma elu kaalule emamaa au nimel, pole Venemaal mingit võimalust seda võita. Putin ei osanud seda ette näha. Kui sõda algas, oli Venemaal üks maailmas suurimaid armeesid, hinnanguliselt 900 000 tegevteenistuses olevat sõjaväelast ja 100 000 paramilitaarseid võitlejaid reservis. Ukraina armeel oli seevastu alla 200 000 sõduri. Ajaloolised suundumused näitavad, et sissetungivad väed kannatavad erinevatel põhjustel tavaliselt rohkem kaotusi kui kaitsjad, seega võisid Venemaa komandörid oodata teatud hulka kaotusi. Aga nad ei saanud kuidagi ette kujutada, kui suured kaotused nende armeede ees ootavad. Kui Ukraina trotsis kõiki ootusi ja näitas üles märkimisväärset vastupidavust, hakkasid Venemaa kaotused kuhjuma. Sõja varajases staadiumis kandis Kreml iga kuu mitu tuhat kaotust. 2023 aastaks oli see arv tõusnud umbes 15-st 20 000-ni. 2024 aastal ületas see 30 000 piiri, jõudes aasta lõpus isegi lühiajaliselt üle 40 000. 2025 aastal olid kaotused sama laastavad, keskmiselt umbes 30 000 kuus ja see on jätkunud ka 2026 aastani. Et seda arvu perspektiivi panna, Nõukogude Afganistani sõja ajal, mis kestis aastatel 1979–1989, kaotasid Nõukogude väed kokku 15 000 kuni 20 000 sõdurit peaaegu 10 aasta jooksul. Praegu kaotab Venemaa iga kuu rohkem kui selle aja jooksul kokku. Kokku on hinnanguliselt kandnud üle 1,3 miljoni kaotuse, neist umbes 500 000 on hukkunud ja peaaegu 1 miljon saanud haavata. See arv on üle 5 korra suurem kui riigi kogukaotused kõigis Venemaa ja Nõukogude sõdades alates teisest maailmasõjast kokku, sealhulgas Afganistani sõda ja 2 Tšetšeenia sõda. Nagu strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus märgib, on Venemaa kandnud rohkem kaotusi kui ükski teine suurriik üheski sõjas pärast teist maailmasõda. Kuid võib-olla kõige jahmatavam fakt on see, et need kohutavad kaotused olid Putini ja tema Kremli kaaslaste silmis konflikti esimestel aastatel tegelikult talutavad. See ei lugenud, et 10 000 Vene sõdurid saadeti koju surnukottides. See ei lugenud, et vendi, poegi, abikaasasid ja isasid tapeti massiliselt või said nad elumuutvaid vigastusi. See ei lugenud, sest armee liikus endiselt edasi, kuigi enamikes piirkondades üsna aeglaselt ja alati oli uusi värvatuid valmis ridu täiendama. Tegelikult suutis Vene armee sõja algusaastatel isegi veelgi suuremaks kasvada tänu osalisele mobilisatsioonile. 2022 aastal ja suurele investeeringule värbamisse järgnenud aastatel. Lugematu arv töövõimelisi mehi üle kogu riigi astus vabatahtlikult sõjaväkke, et Ukrainas võidelda. Enamikule neist anti mõista, et sõda saab kiiresti läbi või et nad peavad teenima vaid mõned kuud, enne kui saavad oma asjad kokku pakkida ja koju tagasi minna. Paljud peteti uskuma, et nad saavad kerge vaevaga raha teenida, kui nad liituvad, teenivad kusagil suhteliselt turvalises kohas, kaugel rindest ja siis lähevad koju, et nautida oma töö vilju. Mõned aga šantažeeriti või sunniti sisuliselt liituma, kusjuures Vene värbajad kasutasid väga alatuid võtteid. Näiteks survestasid etnilisi vähemusi ja ähvardlasid inimesi väljasaatmisega, kui nad keeldusid lepingule alla kirjutamast. Meetodid ise ei olnud tegelikult olulised. Peaasi, et armeesse tuleks piisavalt uusi sõdureid, et kompenseerida kaotusi, siis Kreml saaks jätkata oma halastamatut rünnakut Ukraina vastu. Kuid see ei saanud igavesti kesta. Isegi riigis, kus elanikkond ületab 140 miljonit inimest, on vaid piiratud arv töövõimelisi inimesi, kes on tegelikult valmis ja nõus lahingusse astuma. Ja mida rohkem aega möödus, seda enam hakkasid need samad inimesed mõistma, et kui nad liituvad, kirjutavad nad suure tõenäosusega alla oma enda surmaotsusele. Seetõttu muutus värbamine keerulisemaks ja Venemaa muutus üha meeleheitlikumaks. See läks väljapressimisest kaugemale. Vägistajad ja mõrvarid toodi vangikongidest välja ning neile pakuti vabadust, kui nad nõustuvad veetma aasta rindel. Sõtta saadeti ka inimesi, kellel olid kurnavad või surmavad haigused.
Alustati uusi sõjaväelisi värbamiskampaaniaid, mis olid täis valesid ja propagandat ning mille eesmärk oli meelitada raskustes tudengeid sõtta, öeldes neile, et see on nagu videomängu mängimine ja lubades, et nad saavad turvaliselt teenida kaugel rindest. Hakati andma korraldusi koolidele ja ettevõtetele, et nad otsiksid aktiivselt üles õpilasi ja töötajaid ning paneksid nad sõjaväelepingutele alla kirjutama. See hakkas isegi oma piiridest kaugemale vaatama, kasutades oma mõjuvõimu Aafrikas, et petta tuhandeid teiste rahvuste inimesi sõtta, milles neil polnud mingit osa, riskides oma eluga riigi nimel, mis neist ei hoolinud. Ka lahinguväljal muutusid Vene komandörid oma alluvate suhtes halastamatumaks ja jõhkraks, tiinates, pekstes ja ära kasutades neid, kes ilmutasid isegi vähimatki märki soovist deserteeruda. Kuid sellest ei piisanud, et peatada kaotuste voogu ja takistada Vene armee aeglast, kuid kindlat kahanemist. Numbrid tõestavad seda. 2025. aasta detsembris kaotas Venemaa esimest korda pärast sõja algust ametlikult rohkem sõdureid, kui suutis värvata. 22 000 uut inimest värvati või mobiliseeriti, samas kui kinnitatud kaotusi oli üle 30 000. Optimistid lootsid, et see on millegi erilise algus. Pessimistid kartsid, et see võib olla vaid ühekordne juhus, üksik sündmus, mida tasub küll tähistada, kuid millel pole tõenäoliselt pikaajalist mõju. Siis tuli jaanuar 2026 ja juhtus sama asi. Ja jälle veebruaris, märtsis ja aprillis. 5 järjestikust kuud ületas Venemaa kaotuste määr värbamise määra. See polnud ühekordne juhus, vaid trend ja nüüd on sellest saanud suundumus, millele Venemaa ei suuda vastuseid leida, kuna värbamismeetodid ei anna piisavalt tulemusi ning lahinguvälja taktikad põhjustavad jätkuvalt ränki kaotusi. Tõepoolest, 2026 aasta veebruaris sissetungi 4. aastapäeval avaldas The Economist oma mudeli Venemaa kaotuste kohta, jõudes järeldusele, et riik oli viimase 12 kuu jooksul kandnud sama palju kaotusi kui sõja esimese 3 aasta jooksul kokku. Teisisõnu, kaotused kasvavad hüppeliselt just siis, kui värbamine hakkab langema. See on Kremlile katastroofi retsept ja kui mõned hinnangud viitavad sellele, et iga päev langeb, saab haavata või võetakse vangi umbes 1000 Vene sõdurit, siis on peaaegu kindel, et riigi armee muutub sõja kestmisega järjest nõrgemaks ja väiksemaks. Ja pilt muutub Putini jaoks veelgi koledamaks, kui me võrdleme riigi kaotusi Ukraina omadega. Alguses kandis Ukraina tõepoolest tõsiseid kaotusi. Esimesed kuud olid Kiievi vägede jaoks brutaalsed, kui nad püüdsid toime tulla Venemaa sissetungi raskuse ja raevukusega. Kuna vaenlased ründasid mitmest suunast, oli Ukraina sõduritel ja vapratel tsiviilvabatahtlikel raske jalgu alla saada. Riigi ebaõnnestunud vastupealetung 2023 aastal oli samuti madalpunkt, mis tõi kaasa palju hukkunuid ja haavatuid sõdureid. Kuid sõja edenedes leidis Ukraina viise oma kaotuste piiramiseks. See keskendus üha enam droonisõjale. See sai oma lääne liitlastelt murrangulist abi ning selle komandöörid kohandasid vastavalt oma taktikat, kasutades maksimaalselt ära olemasolevaid ressursse ja keeldudes kopeerimast Kremlile omast lähenemist, kus sõdureid lihtsalt kahurilihana kasutatakse. Selle tulemusena on sõja hilisemad etapid olnud Ukrainale märgatavalt paremad, kaotuste arv 6 on vähenenud. Teatud mõttes on need 2 riiki läinud täiesti vastupidiseid teid. Ukraina alustas sõda halvasti, kuid läks ajapikku paremaks. Venemaa alustas tugevalt, kuid on sellest ajast alates kogenud järsku langust. Mida see kõik siis järgmise sõjafaasi jaoks tähendab? Enne kui sellesse süveneme, on meil veel palju sarnast sisu. Kui The Military Show on sulle kasulik, ära unusta tellida. Silmitse nii tõsiste kaotuste ja värbamisraskustega mõistaksid paljud juhid, et nüüd on aeg oma uhkus alla neelata ja kaaluda kas relvarahu läbirääkimiste alustamist või vähemalt oma sõjaliste eesmärkide ümberhindamist. Agassi Polo Vladimir Putini stiil. Arvukate raportite ja isegi Kremli siseringi ametnike sõnul, kes on anonüümsuse tingimusel rääkinud lääne ajakirjanikega, on Venemaa president endiselt jonnakalt otsustanud Donbassi vallutada ja jätkata sõda ka etteaimatavas tulevikus. Üks ametnik väitis isegi, et nad on survestanud Putinit sõda lihtsalt lõpetama ja võtma enda valdusse seni vallutatud territooriumid. Nende sõnul ütleb ta aga pidevalt, et ei, ma ei saa selles küsimuses kompromissi teha. Tundub, et Putin arvab isegi, et Donbassi on võimalik sügiseks täielikult vallutada. Andmed viitavad siiski vastupidisele. Sest Vene väed ei kaota mitte ainult massiliselt mehi, vaid neil on ka tohutuid raskusi territooriumi hõivamisega mingisugusegi kiirusega. Näiteks Sõjauuringute Instituudi andmetel on Vene väed 2026 aastal seni vallutanud umbes 220 ruutkilomeetrit ehk 85 ruutmiili. See on umbes sama suur kui Seattle'i linn. Vastuseks sellele on Ukraina suutnud tagasi vallutada umbes 189 ruutkilomeetrit ehk 73 ruutmiili.
See annab Venemaale netovõiduks vaid 31 ruutkilomeetrit ehk 12 ruutmiili aastal 2026. See on praktiliselt mitte midagi. ja kõige hullem on see, et Venemaa on selle mitte millegi eest maksnud üüratut hinda. Mõned hinnangud viitavad sellele, et igale Donbassi piirkonnas sel aastal vallutatud ruutkilomeetrile on langenud või raskelt haavata saanud üle 300 Vene sõduri. Ja surmade arv on tegelikult muutumas märkimisväärselt suuremaks kui vigastatute arv. See on Kremlile äärmiselt halb uudis. Tegelikult on see peaaegu ennekuulmatu. Tavaliselt koosnevad kaotused kaasaegses sõjapidamises peamiselt haavatud sõduritest. Täpsemalt öeldes on tavaliselt iga ühe hukkunud sõduri kohta 3 haavatut. Mõnel juhul on see suhe isegi kõrgem. Näiteks Iraagis sai USA'l oli iga hukkunud sõduri kohta umbes 7 haavatut, mis tähendab, et enamik riigi kaotustest ei olnud tegelikult surmad, vaid vigastused, kusjuures paljud neist sõduritest suutsid lõpuks täielikult või osaliselt paraneda ja naasta koju oma perede juurde. Venemaal on see suhe vastupidine. Aastaid tähendas riigi lihaveski taktika, et hukkunute arv oli keskmisest kõrgem. Iga hukkunud Vene sõduri kohta sai haavata umbes 2 sõdurit. Kuid mõnede hiljutisemate raportite kohaselt näib nüüd, et Venemaal tuleb iga haavatu kohta 2 hukkunut, kusjuures Ukraina allikate väitel moodustavad surmad umbes 62% kõigist Vene kaotustest ja ülejäänud 38% on vigastused. See on üks surmavamaid hukkunute ja haavatute suhteid kaasaegses ajaloos. Muidugi on Ukraina ametnikel palju põhjuseid statistikat liialdada või valida välja just neid andmeid, mis nende eesmärkidega sobivad, kuid nende väiteid toetab üha rohkem veenvaid tõendeid ja kõik taandub ühele asjale – droonidele. Venemaa ja Ukraina sõda on paljuski muutunud droonisõjaks. Rinde-džuunid on täiesti küllastatud mehitamata õhusõidukitest ehk droonidest. Nad lendavad taevas, otsides maapinnalt elumärke, enne kui tabavad täpselt ja karistamatult kõiki vaenlase sihtmärke, mida leiavad, ning nad ei tegutse ainult rindejoonel, vaid ka mitme miili ulatuses selle mõlemal poolel. Selle tulemusena on Vene sõdurite jaoks peaaegu nagu kulli ja kirja viskamine, kas nad jõuavad üldse tervelt rindejoonele või mitte. Neil vähestel, kellel veab ja kes sinna jõuavad, ootavad juba uued droonid, et nad maha võtta. Paljud surevad kohe kamikaze drooni plavatustes. Teatud mõttes on nemad õnnelikud, sest need, kes saavad haavata, jäävad sageli lihtsalt ei kellegi maale lõksu, veritsevad oma vigastuste tõttu aeglaselt verest tühjaks, ilma et neid saaks aidata või evakueerida. Sest ka Vene meedikud peavad liikuma samades ohtlikes piirkondades, vältides droonide parvi. Lihtsalt selleks, et pääseda piisavalt lähedale, et oma haavatud kaaslastele mingitki abi osutada. Nagu märgib Philips O'Brien, strateegiliste uuringute professor ja St. Andrewsi ülikooli rahvusvaheliste suhete kooli juht, oleks märkimisväärne, kui ukrainlased tapavad nüüd 2 Vene sõdurit iga haavatud kohta. See oleks sõjapidamisest tähelepanuväärne. See ei tundu mulle ebatõenäoline, arvestades FPV droonide täpsust ja seda, et lahinguväli teeb haavatud sõdurite evakueerimise tõepoolest väga raskeks. Muidugi ei piirdu see probleem ainult Venemaaga. Ukrainal tuleb samuti rindejoonel vaenlase droonidega toime tulla. Samuti peab Ukraina muretsema selle pärast, kuidas evakueerida haavatud sõdureid nii, et seejuures ei seataks ohtu rohkem elusid. Kuid erinevalt Venemaast, mis jätkab samade jonnakate ja raiskavate taktikatega ning kohtleb oma sõdureid nagu lihatükke, mitte kui inimesi, on Ukraina kohanenud. Ukraina on leidnud nutikamaid ja tõhusamaid viise oma probleemide lahendamiseks, näiteks kasutades mehitamata maismaa sõidukeid haavatute evakueerimisel abiks. Ukraina on samuti droonide võidujooksus Venemaast ette jõudnud, arendades mitmekesisemat ja mõjusamat droonide arsenali, et oma vastast üle kavaldada ja üle jõu käia. See on suurim ja kõige olulisem erinevus 2 poole vahel. Venemaa näeb probleeme, kuid ei otsi tegelikult lahendusi. Nad lihtsalt saadavad rohkem mehi peale ja loodavad, et probleemid kaovad iseenesest. Ukraina näeb probleeme ja leiab viise nende lahendamiseks. Nad ei lepi kunagi olemasolevaga, vaid otsivad alati võimalusi, kuidas paremaks saada, tõhusamaks muutuda ja kaotusi vähendada. Ja see kõik tähendab, et seni 2026 aastal nähtud suundumused tõenäoliselt jätkuvad. Venemaa kaotab tõenäoliselt ka edaspidi üle 30 000 sõduri kuus. Tegelikult soovivad Ukraina sõjaväelised juhid seda arvu veelgi suurendada kuni 40 000 või isegi 50 000 aasta lõpuks. Kui nad suudavad sellele eesmärgile lähedalegi jõuda, on see Kremlile laastav. Venemaal on peaaegu kindlasti jätkuvalt raskusi vajalikes kogustes sõdurite värbamisega, et oma kaotusi korvata ja pole raske mõista miks. Vene rahvast võidi selle sõja alguses kergesti petta, kuid pärast 4 aastate lugematuid läbikukkumisi suudavad paljud neist nüüd Kremli valedest läbi näha. Nad teavad, et sõda on muutunud katastroofiks ja paljud neist ei taha sellega mingit pistmist teha. Isegi need, kes liituvad, ei ole just parimad parimatest.
Sageli on need inimesed etnilistest vähemusgruppidest, kes tundsid survet sõtta minna, haiged inimesed või need, kellel on kriminaalne taust. Inimesed teistest riikidest, kes ei räägi isegi ühtegi sõna vene keelt. Või inimesed, kes tundsid, et neil pole muud valikut, kuid kellel puudub mingitki sõjalist kogemust ega väljaõpet. Nii et kui nad Ukrainasse jõuavad, sureb enamik neist endiselt, liitudes sadade tuhandete oma kaasmaalastega, kes on juba enne neid langenud. Selle tulemusena muutub Vene armee järjest väiksemaks ja nõrgemaks ning Putinil pole võimalik seda langust peatada, välja arvatud mingi massiline mobilisatsioon, mida avalikkus võtaks vastu äärmise vihaga. Kuna Putini populaarsus on vabalanguses, ei saa ta tegelikult enam avalikkuse viha esilekutsumisega riskida, jättes ta kahe tule vahele ilma selge pääseteedeta. Kuna armee muutub nõrgemaks, jääb selle edenemine toppama tõenäoliselt rindel, kusjuures tuhandete kaotatud elude hinnaga valutatakse vaid väikesi maalappe. See omakorda võib avada võimalusi, mida Ukraina väed saavad ära kasutada. Kui nende vaenlane nõrgeneb, võib neil olla lihtsam veelgi rohkem territooriumi tagasi vallutada, surudes venelased veelgi kaugemale tagasi ja purustades Putini lootused Donbassi täielikuks vallutamiseks aasta lõpuks. Samal ajal on oluline märkida, et ka Ukrainal on omad probleemid. Nagu Lawrence Friedman, Londoni King's College'i sõjauuringute professor hiljuti märkis. Kuigi Venemaal kuhjuvad probleemid, on ka Ukrainal tõsiseid raskusi. Peamine neist on Kiievi jätkuv suutmatus värvata piisavalt sõdureid, mille tulemuseks on suhteliselt hüre rindejoon, mida valvavad peamiselt droonid. Nii et mõlemad pooled seisavad silmitsi värbamisraskustega ja kui Ukraina ei suuda saada vajalikke sõdureid, võib ka temal olla raskusi rindel edu saavutamisega. Kokkuvõttes on Venemaal praegu siiski palju suuremad ja arvukamad probleemid kui Ukrainal. Selle kaotused on tohutud, selle edasiminek on aeglane, selle majandus on kriisis, selle juhtkonnas valitseb kaos, selle liitlased on ta hüljanud. Ja kogu selle etenduse juht Putin ise näib olevat üha enam reaalsusest irdunud. 500 000 tema rahvast on juba surnud ja tal ei näi olevat mingit kõhklust ohverdada veel sadu tuhandeid. Ainus küsimus, mis on jäänud, on see, kui kaua ülejäänud Venemaa seda talub. Saad rohkem teada, kuidas sõja kulg pöördub Ukraina kasuks selles videos, mis uurib Kiievi hiljutist edukat rünnakut Novorossijski mereväebaasile. Või vaata seda videot, et teada saada, kuidas Ukraina leidis üles ja hävitas Vene luureagentuuri baasi, kõrvaldades selle käigus kuni 100 vaenlase sõdurit ja ohvitseri. Ära unusta tellida The Military Show'd, et saada rohkem sellist sisu ja nagu alati, aitäh vaatamast!